Varro Vooglaid, Priit Tiivese juhtum on tekitanud paljudes inimestes küsimusi meie riigi ja omavalitsusametite haridustaseme kohta. Nimelt ei suuda töövaidluskomisjon teha elementaarset vahet erialal, kutsel ja ametil. Kuidas kommenteerite? Jah, peab tunnistama, et see osutus küll üheks tõsiseks probleemiks töövaidluskomisjoni menetluses. Et töövaidluskomisjon asus seisukohale, et Priit Tiives ei oleks tohtinud Õhtulehes artiklit avaldades kirjutada oma nime taha kooliõpetaja, ilma et ta kooskõlastaks seda kooli direktoriga. Sellepärast, et käsitlete seda just nimelt nagu ta oleks oma ametit maininud, aga tegelikult ta ei maininud sugugi oma ametit, ta mainis oma kutset. Ja fakt on see, et Priit Tiives on õppinud Tartu Ülikoolis ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajaks, lõpetanud Tartu Ülikooli sellel erialal, omandanud vastava kutse ja vastava kutseala esindajana on tal ühiskondlikus diskussioonis osaledes vääramatu õigus oma kutset mainida. Just nagu igal arstil on õigus mainida, et ta on arst, nagu igal, ma ei tea, piloodil on õigus mainida, et ta on piloot ja nii edasi, eks ole. Nii et asuda seisukohale, et me ei tohi osaleda ühiskondlikus diskussioonis oma kutset mainides, on minu meelest lihtsalt täiesti vale. Teine mõõde aga on hoopis juba laiem ja paljud inimesed nimetavad Priit Tiivese juhtumit oluliseks repressiivse masinavärgi tekkimise tunnuseks. Ma paraku jagan seda arvamust, et loomulikult selline ideoloogiline diktatuur ei võta kunagi võimust niimoodi, et ühel hommikul märkame üles ja avastame, et on täielik diktatuur, eks. Et selline ideoloogilise diktatuuri kliima kujuneb samm-sammult ja sammhaaval. Ja ma kardan, et see Priit Tiivese kaasus kahtlemata on üks väga tõsine samm selles protsessis. Sellepärast, et see küsimus ei ole ainult Priit Tiiveses või selles Järva-Jaani gümnaasiumis või selles ühes üksikjuhtumis. Küsimus on selles, et tegelikult kui nüüd sellisele seisukohal asuda, nagu töövaidluskomisjon seda tegi, siis tuleb tegelikult teha järeldus, et õpetajad kui sellised peavad hakkama hoiduma ühiskondlikus diskussioonis osalemisest, kuna vastasel korral nad võivad lihtsalt saada vallandatud. Eriti siis, kui nad väljendavad siis selliseid seisukohti, mis jäävad ideoloogilise peavoolu raamidest väljapoole. Et kui sa kiirad takka valitsevale ideoloogiale võimule, et siis ei ähvarda sind ideoloogilise diktatuuri tingimustes mitte miski. Aga probleem on just nendega inimestega, kes siis püüavad iseseisvalt mõelda ja iseseisvalt oma seisukohti väljendada. Liikudes tagasi haridusvaldkonda, siis võib vist nentida, et meie ühiskonnas on kodanikuharidust asendamas poliitiline propaganda. Nii ta kipub olema, jah, et kui me mõtleme ka õpetaja kutse peale ja õpetaja ameti peale samamoodi, siis selle keskmes peaks ju just nimelt olema see, et sa innustad ka noori iseseisvalt küsimusi esitama, oma enda seisukohti kujundama, leidma endas julgust neid seisukohti väljendada, eks. Aga kui me vaatame seda kaasust, siis see töötab kõigele sellele vastu, et õpetajale endale juba saadetakse sõnum, et ole parem vait, muidu võid sa saada vallandatud, eks. Pole siis raske arvata, millist sõnumit hakkavad sellise hoiaku omaks võtnud õpetajad ka õpilastele sisendama. Et õpetatakse neile lihtsalt tulenevalt rangelt õppekavast mingisuguseid vasakliberaalse ideoloogia keskseid printsiipe, eks ole, sallivus, mitmekesisus, ma ei tea, mis kõik, eks ole, mis on ka nagu tegelikult defineerimata, eks. Ja tegelikult iseseisvalt küsimusi esitama ilmselt enam ei taheta väga julgustada, sest seda ei julgeta isegi teha. Nii et jah, ma kardan, et see on õige küll, et selles suunas asi liigub. Kas või mis kodanikud ise saaksid ära teha? Esimene asi on loomulikult see, et ei tohi alistuda ideoloogilisele diktatuurile. Et ei tohi lihtsalt võtta omaks seda survet ja alistuda sellele survele, mitte oma seisukohti väljendada, pigistada suu kinni olukorras, kus tunned, et räägitakse absurdseid asju ja nii edasi. Et see on esimene asi. Vastuseis algab igast ühest endast, oma enda resolutsioonis. Kui sa kuuled töökohal, kui sa kuuled kodus, kui sa kuuled sõprade hulgas ja keegi väljendab seisukohti, mis on lihtsalt valed, siis sa pead julgema öelda, et see on vale. Ja teine asi muidugi siis on see, et tuleb hakata kodanikele organiseeruma, et mingit muud varianti ka ei ole, et jõud tekib siis, kui väga paljud üksikud panevad oma väikesed jõud kokku ja koondavad selle suureks. Ja siis saab hakata avaldama ühiskonnas survet laiemalt, nii et ei liiguks ühiskondliku protsessid sellises suunas, kuhu me ei taha, et nad liiguks. Ja võib-olla kolmas asi on siis see, et peab ka oma poliitilisi otsuseid ja poliitilisi valikuid langetades silmas pidama, millised poliitilised jõud seisavad milliste põhimõtete eest ja pidama seda üheks väga oluliseks küsimuseks valimiskasti juures seistes. Et me teame, et väga paljud inimesed tegelikult hääletaksid ühe või teise erakonna poolt, aga lõpuks, kui valimiskasti juures seistaks, siis antakse ikkagi oma hääl näiteks, ma ei tea, kas Keskerakonnale või Reformierakonnale, üksnes sellepärast, et vastasel juhul tuleb võimule kas Keskerakond või Reformierakond, eks.
ja kõik muud küsimused on siis nagu taandunud ja kadunud, eks ole. Aga mina just nimelt tahaksin, et inimesed ikkagi mõtleksid sisulistest kriteeriumitest lähtudes, kuidas oma valikuid kujundada. Milliste moraalsete, ühiskondlike, majanduslike, poliitiliste, maailmavaateliste põhimõtete eest üks või teine poliitik või poliitiline jõud seisab ja sellest lähtuvalt siis oma seisukohad ka tuleks kujundada. Ja siis kindlasti tuleks küsida ka valimiskasti juures olles või juba eelnevalt, eks ole, siis kandidaatide käest, et kas te toetate ühte või teist printsiipi või mitte. Ja kui nad seda ei toeta, et siis mitte neid ka toetada valimiskasti juures. Lõpetuseks veel üks küsimus, mis seondub mingil määral ka Arvamusfestivalil ilmenud nähtusega. Nimelt käsitletakse probleemidena hoopis paljusid sümptomeid, mitte tegelikke ühiskondlikke probleeme. Ja siis pakutakse kõikvõimalikke pseudolahendusi, et toome siia immigrante, igasuguse muid lahendusi. Et kuidas seda nähtust kommenteerid? Jah, et kuidas seda ikka kommenteerida, et see, et ei taheta probleemidele silma vaadata, probleemide põhjustele silma vaadata on ju väga levinud, et see on isiklikus elus inimeste puhul väga sageli niimoodi ja on ka ühiskonnas samamoodi niimoodi, et tegelikult tõde on sageli väga valus. Eks see, kes ikka tahaks tunnistada tõde, kui see on hästi ebamugav, hästi ebameeldiv, hästi valus, eks. Et näiteks, kes see tahab tunnistada, et ma olen alkohoolik või kes see tahab tunnistada, et ma olen, ma ei tea, valetaja, eks ole, kes see tahab tunnistada, et ma olen argpüks. Keegi ei taha, eks, ja siis hakkad otsima igasuguseid pseudopõhjendusi ja õigustusi, eks ole, aga no kõik teised ka valetavad ikka, kus siis mina nüüd saan ja nii edasi ja nii edasi, eks. Ja ühiskonna tasandil see paraku toimib sageli samamoodi, eriti niisuguste võltskodanike ühiskonna organisatsioonide poolt, mis siis üritavad oma enda eksistentsi õigustada sellega, et püütakse leida sellistele pseudoprobleemidele pseudolahendusi selle asemel, et vaadata silma tegelikele probleemidele ja julgeda tunnistada tegelike probleemide põhjusid ja siis sellest tulenevalt pakkuda välja ka tegelikke lahendusi. Nii et sellest kahtlemata midagi uut ei ole. See sama immigratsiooni küsimus, kus see tuleb, eks ole. Et meil on inimesi liiga vähe, meil populatsioon kahaneb, eks ole, siis lahendus oleks justkui suurem immigratsioon. Aga tegelik probleeme on ju mitte selles, et meil ei ole piisavalt immigratsiooni, vaid selles, et meil ei ole piisavalt lapsi. Nii. Ja siinkohal võib omakorda, et miks meil ei ole piisavalt lapsi jälle, miks on selle probleemi tegelikult põhjused, eks ole. Ja siis me peame hakkama vaatama perekondade lagunemise peale, eks ole, abielu devalveerumise peale, siis me peame vaatama maksusüsteemi peale, mis tegelikult karistab inimesi, kellel on rohkem lapsi. Siis me vaatame kogu ühiskondliku korralduse peale, mis on tegelikult paljuski korraldatud nii, et paljulapselisel perekonnal on seal peaaegu võimatu elada, eks. Nii et jah, ma arvan, et see on ideoloogiline kramp lõppastmes, mis ei luba vaadata silma probleemide tegelikele põhjustele. Aitäh!